Tere õhtust, hea Eesti rahvas ning tere tulemast taas vaatama televõistlu mängimist Rahvalõõts 2017. See 2017. aasta hakkab peagi lõpule jõudma ja nii ka meie võistlu mängimine. Jäänud on veel vaid üks võistlussaade, milles me selgitame välja 6. finalisti. Enne seda tuleb aga teatavaks teha eelmise võistlussaate tulemus. Tegu oli tõelise masshääletusega ning kõige rohkem kõnesid sai Kaile Mumm Valgamaalt. Palju õnne ja kohtume sinuga juba finaalsaates. Kui õhtu tahtis hüppimas, näen taevalae, siis mulle selgelt meenutas need õnnelik aeg. Koos Nõmmeliival seisame, seal käsikäes ning kodudele läksime, kui viimaks koitis päev. Meenub tähtede sadu, kes kaugusti lähtis ütles ja kadus all linnude vööd, mida soovisid huuled, kui täht langes öös. Sõnad hääbuvad tuules, peab Koit loitma luud. Meenub tähtede sadu, kes kaugusti lähtis ütles ja kadus all linnude vööd, mida soovisid huuled, kui täht langes öös. Sõnad hääbuvad tuules, peab Koit loitma luud. On taevas sama tähine, kui oli siis, nüüd pilvis seda mähib end, õõvõlu viib. Näib nii, et ülal tähevöö peitma end peab ning üksi olen sellel ööl, kui viimaks koitis päev. Meenub tähtede sadu, kes kaugusti lähtis ütles ja kadus all linnude vööd, mida soovisid huuled, kui täht langes öös. Sõnad hääbuvad tuules, peab Koit loitma luud. Ning nüüd tänase võistluse juurde. Ma usun, et meie mängureegleid enam kellelegi tutvustama ei pea, need on teil kõigil selged. Seega lähme kohe lava taha ning vaatame, kes loosi tahtel täna teie ette esimesena astub. Nii, laua peal on kaartid, ma segan segamini ja iga loos võidab. Väga hea, mis me siit võidame? No ise valime võidu. Oma käega võtad siit. Oot, ma segan hoiagan kõik laiali ilusti. Nii, palun võta üks kaart. Võtame selle siit, see tundub kõige parem kaart olevat. 6 saab. Ning sealt ta tulebki.
Reino Kaukes Läänemaalt. Üks tõesti siin lugu siis, et läinud kord üks mees lõõtspilliga metsa ja jäänudki sinna. Tartu linna kinolooses istus habemega mooses ja tema kõrval naiskorporant. Kalli vanemate vaara, vanemad hävitavad ära, seda ülikoolis nemad õppivad, koosüta noorus, sinu kirevere soojus, paneb noorel neiul vere kihama, koosüta noorus, sinu kirevere soojus, paneb noorel neiul vere kihama. Mammad linnas jooksvad ringi, otsvad tütardele kingi, et oleks ilusad, untsik modern. Vaivalt lõpetavad leere, kui juba otsvad kavaleere, ühe poisi käeb ära, nemad kaklevad, koosüta noorus, sinu kirevere soojus, paneb noorel neiul vere kihama, koosüta noorus, sinu kirevere soojus, paneb noorel neiul vere kihama. Koosüta noorus, sinu kirevere soojus, paneb noorel neiul vere kihama. Koosüta noorus, sinu kirevere soojus, paneb noorel neiul vere kihama. Oh sa häda, oh sa hirmu, toone kurks ei andnud armu ja tuli külla
hävitan neiule. Oh Eesti jahiseltsid suured, no hävitagem toone kuured ja jätkem järele valge kaarese roosita noorus. Sinu kirevere soojus paneb noorel neiul vere kihama o tempo more. No küll sa oled alles toores, kõik mis ülikoolis, see on täielik ja kõik mis ülikoolis, see on täielik jamps. Ahoi! Suur tänu Reinole ning soovime sulle võistluseks palju edu. Meie läheme aga siit lava taha ning vaatame, kes siis teisena täna teie ette astub. Nii Harri, ma jagan nüüd piletid siin laiali. Iga loos võidab. Siit võtad ühe pileti ja siis on näha sinu esinemisjärjekord. Kõik on nüüd laiali. No teeme see käega võtma. Võtame. Teeme siis ilma. Nii, tõsta üles näita kaamerast. Daamid ja härrad, teie ette astub tõeline Eesti lõõtspillikultuuri vanameister Harri Lindmets Võromaalt. See lugu juhtus, see on tõesti sündinud lugu, esimese vabariigi ajal, siis kui Nobeli hästi moodus ja ühtegi pulma ei peetud ilma tepopilli mänguta. Kui mängumeel ei olnud pilli, siis kas laenati kellegi käest, muidugi väikese tasu eest. Ja juhtus nii, et oli ka üks pulm ja mängiti tepopilli, nagu taluhoonet on, rahvast täis hästi. Suvisel ajal aken lahti, akna ees kaardinat. Õhtune aeg, pillimees mängis pilli ja tuli väike vaheaeg, väsis ära või ja pani pilli akna peale, sinna kaardinate taha.
Ja läheb natuke aega mööda, tahetakse midagi mängida, aga pilli võtma, pilli ei olegi. Ja oodatakse, ei tulegi pilli kusagilt välja. No pull kestab ikka edasi ja mees on nii löödud, sest Tebo pill oli suur vanadus, see oli vähemalt 2-3 hobuse raha tookord. Ja siis no ja jäigi pill kadunuks. Läheb paar aastat mööda ja sama talumees või peremees läheb siis sügisel linaleost linu välja võtma ja lõpetus ja viimased need linavihud välja tõmmata ja vanast seda tehti sõnnikuhargiga, kisti neid välja. Ja viimase tõmba otsast tõmbab pilli ka tiigist välja. Ja nii tuli see pill välja siis, aga no pill oli juba ära lagunenud. Mulle seda vana, mis mulle laulis eneke, aga mõtted kaugele mind viivad mälestuste rajale. Mul meenub praegu kaldal kalja jalu, ma juuse varba verisesse. Kats käru võile tase, värket ükstud piimama jäi. Sõse püüdse noodaga Kallajärvel viskasi, Lutsupadis kaotasin mõla. Emalt kostis karja kõla, lõika meelesse päev. Hälli laulu saatel kiikuski, seintel helkistuvad hulk. Mängi mulle seda vana, mis mulle laulis emmeke. Ta laulis muinats, ma lõi haljad tuppa, ta tõivise pilvede päikese eest. Nii kuulased hiljuke mees, pea paismase patjade sees. Legende emake seal laulis, kuni ta hääl lõpuks raugema jäi. Ja poisu väsinud täis, jättis magama ja kord suureks sirgus väike mees. Meenus emalt kuultude laul, aga meeles mõlkus vana tuttav viis, mis kord laulis emmeke. Ta laulis muinats, ma lõi haljad tuppa, ta tõivise pilvede päikese eest. Nii kuulased hiljuke mees, pea paismase patjade sees. Legende emake seal laulis, kuni ta hääl lõpuks raugema jäi. Ja poisu väsinud päiv hetkis magama jäi.
Suur tänu Harrile nende lugude eest ning soovime sulle võistluseks palju edu. Meie lähme kiikame aga taas lava taha, et vaadata, kes viimasena täna ja üldse meie selleaastases võistluses teie ette astub. Aga siis, sa võid selle viidaselt ühe võtta. Ütle, ma kohe küsin ära, et pärast meelest ära ei lähe, et kuhu sina siis selle saate teine pool, kuhu sa tuled, kas tuled Mooste Volgi kotta või lähed Haapsallu? Nii, Rasmus, siin on kaartid laua peal, ma segamine kõik. Asi oleks rohkem ausam. Kaardi on küll väheks jäänud. Nii, võtaks kaart ja näita kaamerasse, mis number sul tuli. 6. saade ja 3. esineja. Ning sealt ta tulebki. Rasmus Kadaja, Mulgimaalt. Mu sõber kutsuti siis Viljandi esinema ja kuna tema ise elab Saaremaal, siis ta arvas, et see on Vilsandis ja siis esinemise päev jõudis kätte ja ta sõidab Vilsandisse ära ja siis see, kes kutsus teda esinema, siis helistab talle ja küsib, et noh, kus sa siis oled? Ja siis mu sõber vastab, et Vilsandil olen, et kus sa ise oled? Ja siis see, kes teda tellis, siis ütles, et aga esinemine on ju Viljandis. Ei juhte sinuga ma, mina kuidagi toime ei saa. Sina oled minul tõesti nii kenam ja vallatum ka. Sina oled minul tõesti nii kenam ja vallatum ka, aga neiuke rääkis nii aralt. Vaata ammu olen armastanud sind,
paluks veel küsida sinult, millal mind koju sa viid. Paluks veel küsida sinult, millal mind koju sa viid. Taasa puhub tuul, taasa sosistab suul. Ununeb meeles kõik muu, sinule ikka mina truu. Ununeb meeles kõik muu, sinule ikka mina truu. Rääkis nii aralt, vaata ammu olen armastanud sind. Paluks veel küsida sinult, millal mind koju sa viid. Paluks veel küsida sinult, millal mind koju sa viid. Aga et petsid sa mind, ainult et sinul on süü. Teistega trehvama läksid, sellega kiusu minul tõid. Teistega trehvama läksid, sellega kiusu minul tõid. Taasa puhub tuul, taasa sosistab suul. Ununeb meeles kõik muu, sinule ikka mina truu. Ununeb meeles kõik muu, sinule ikka mina truu. Suur tänu ka Rasmusele ning loomulikult soovime sullegi ikka ainult palju edu. Sellega, head vaatajad, ongi nii tänased kui selle hooaja kõik võistlejad nähtud ja kuulatud ning üle jääb nüüd seda viimast võistluskolmikut veel hinnata ning saate seda teha helistades võistleja esinemise ajal ekraanil olnud telefoni numbrile ning helistada saab täpselt nädala aja jooksul, kuni algab järgmine Rahvalõõtsa saade. Kui te soovite tänast saadet või ükstapuha kõiki saateid järgi vaadata, siis te saate seda mugavalt teha internetist aadressilt www.tallinnatv.eu ja sealt siis juba Rahvalõõts 2017 või YouTube'is kanalil Rahvalõõts 2017. Meie kohtume aga juba uuel aastal, nädala pärast, kui on eetris viimane Rahvalõõtsa Simmani saade ning juba 2 nädala pärast toimuval suurejoonelisel finaalil Lõõtsa pealinnast Põlvast, kui kõik 6 finalisti omavahel mõõtu võtma asuvad. Soovin teile mõnusat vana aasta lõppu, head laupäeva õhtu jätku ning kohtume ikka laupäeva õhtuti mõnusa Eesti lõõtspillimuusika seltsis. Kurvus rõõm pillimehe leib, kes see tea, kuis ta käsi käib, kuniks veel käsi hoidab pilli või. Ja kurvus rõõm pillimehe leib, kes see tea, kuis ta käsi käib, kuniks veel käsi hoidab pilli või. Hea publik, head televaatajad, me täname teid südamest